Täna lähen uurima ühte mahajäetud loomaaeda, kus elab endiselt palju pööraseid loomi, kes on siia surema jäetud. Ja minu eesmärk on päästa iga viimane neist enne, kui on liiga hilja. Sest paar kuud tagasi suleti see loomaaed ja siia jäeti maha palju loomi, sealhulgas lõvid, ahvid, krokodillid, kängurud ja põhimõtteliselt kõik, mis pähe tuleb. Aga õnneks on pärast selle koha sulgemist mõned loomad päästetud. Kuid kuna loomaaed oli nii suur, on siin ikka veel palju loomi, kes vajavad meie abi. Nii et selles videos hakkame uurima kogu loomaaeda, kaasa arvatud kõik erinevaid hooneid, kus elavad mõned maailma haruldasemad ja ohtlikumad loomad. Ja video lõpus uurime piirkonda, kus hoiti kõiki suuremaid loomi nagu tiigrid, karud, laiskloomad, saarmad ja palju muud. Nii et jah, pole aimugi, mida me leiame. Alustasin oma otsingut ja pärast natuke ringi kõndimist sain aru, kui raske see päästeoperatsioon saab olema. Teate, siin on nii palju erinevaid aedikuid ja puure. Ma olen tegelikult natuke hirmul. Mis siis, kui need loomad on põgenenud? Praegu võib siin vabalt ringi joosta tiiger ja see võiks meid lihtsalt rünnata. Oh issand. Näete, millest ma räägin? Mis see küll oli? Jah, ilmselgelt tegid mõned loomad häält, aga mul polnud aimugi, mis loomad need olid. Nii et ma otsustasin varjuda esimesse lähedal asuvasse hoonesse, mille leidsin. Kuid kui ma sisse läksin, märkasin midagi hullumeelset. Oh issand, ma olen üsna kindel, et me leidsime just ühe loomaruumi. See inimene, kes mulle sellest mahajäetud loomaaiast rääkis, ütles, et seal on mitu hoonet, mis on täis loomi, aga mitte lihtsalt tavalisi loomi. Need on mõned maailma kõige haruldasemad ja surmavamad loomad. Ma mõtlen, kui sa lähed loomaaeda, siis sa ei näe habeagaami, vaid näed komodo varani. Oota, mis see silt ütleb? Oh, mürgised maod ja roomajad. Issand jumal, kas ma suren siin ära? Nagu sa võisid märgata, ma muutusin veidi närviliseks, aga ma pidin oma hirmudele vastu astuma, kui me tahame neid loomi päästa. Nii et ma alustasin oma otsingut ja pärast esimese aediku läbivaatamist tegin šokeeriva avastuse. O issand jumal, ma arvan, et ma näen midagi, kutid. See näeb välja nagu mini kala, aga vesi siin on väga sogane, nii et ma ei saa aru, mis kala see on. Nii et ainus viis teada saada on see kinni püüda. Ma kastan oma võrgu vette ja pärast natuke ringi kühveldamist õnnestus mul üks kala kinni püüda. Ja kui ma lähemalt vaatasin, sain aru, et see on kaugelt kõige haruldasem kala, mille ma kunagi leidnud olen. Oota nüüd, kas see on see, mida ma arvan? Oh, sa teed vist nalja. Ei ole võimalik. Ma arvan, et see on neljasilmne kala. Ja ainus põhjus, miks ma seda tean, on see, et paar aastat tagasi nägime ühte sellist looma loomaaias. Ja sellest ajast peale olen ma proovinud ühte leida, et teda lemmikloomana pidada, aga sain teada, et ainsad, kes neid saavad, on loomaaiad. Nii et jah, see tähendab, et ma olen üks vähestest inimestest maailmas, kellel tegelikult selline on. See on hullumeelne. Nüüd, põhjus, miks neid kutsutakse neljasilmseteks kaladeks, on see, et nende silmad on põhimõtteliselt pooleks jagatud, võimaldades neil näha nii vee peal kui ka vee all samal ajal. Ja noh, meile meeldib ka parvedes ujuda, mis tähendab, et siin võib veelgi rohkem olla. Nii et ma panin neljasilmse kala ämbrisse ja jätkasin võrguga püüdmist. Ja tõepoolest ma leidsin veel ühe. Oh jah, meil on veel üks, kutid. Oh, see on nii lahe. See on natuke väiksem kui esimene, aga ma lootsin, et seal on veel üks. Sest tead, mis on parem kui üks neljasilmne kala? 2 neljasilmset kala. Kuulge, ma ei tee nalja, kui ütlen, et need on ilmselt kõige haruldasemad kalad, mis me kunagi leidnud oleme. Ja me ei saanud ainult ühte, me saime 2. Aga kahjuks ei leidnud ma pärast seda enam ühtegi, mis tähendab, et me päästsime kokku 2 neljasilmset kala. Ja noh, kuigi meie esimene leid selles ruumis oli kala, on sellel seinal ikkagi silt, mis ütleb, et siin on mürgised maod ja roomajad. Nii et ma liikusin ettevaatlikult järgmise puuri juurde, kus ma tegin šokeeriva avastuse. Oh issand, Helen, kas see on madu? Vaata sinna puu otsa. Ma olen üsna kindel, et see on madu, aga mul pole aimugi, mis liiki see on. Oh, see on ilmselt mürgine, eks? See ei ole hea, kutid. Teate mis? Ma ei kavatse täna surra. Las ma toon maokindad. Jah, te kuulsite õigesti. Need kindad on spetsiaalselt loodud selleks, et peatada mürgise mao hammustus. Nii ei sure see ära. Okei, kutid, meil on kindad käes. Me avame ettevaatlikult terraariumi. Hakkame pihta. Vaata teda. Oi issand, ta juba üritab mind hammustada. Rahune maha, mees. Oota korra. See on lukus. Oi, see pole hea, kutid. Kuidas me peaksime teda päästma, kui terraarium on lukus? Tead mis? See on tegelikult loogiline. Ilmselt on see lukus, sest madu on ohtlik. Aga see ei loe. Me pidime ta ikkagi päästma. Ja noh, ainus viis seda teha on terraarium lahti murda. Olgu, härra madu, vaata ette, me tuleme siin päästma, sõber. Bobby, oota. Kas need on seal võtmed? Oh, ilmselt küll, jah. Olgu, vaatame siis, kas see asi töötab. Oh, ma arvan, et saime sisse. Nii, olemas. Okei, see oli lihtne. Nüüd, kui me sees olime, oli aeg proovida madu kätte saada.
ja noh, ütleme nii, et ta polnud üldse rahul. Oh issand, ta hammustas mind, teate. Hea, et mul need kindad käes on, see oleks võinud halvasti lõppeda. Rahune maha, mees, me lihtsalt püüame sind päästa. Nii, sain ta kätte. Oh issand, ole ettevaatlik, Helen. Oh, see on hiiglaslik madu, teate, vaadake seda. Püha taevas. Oo ei. Ja ta ei ole üldse rahul. Ta üritab mind jälle hammustada. Lõpeta ära. Ära isegi mõtle sellele. Ära isegi mõtle mind hammustada. Tiet, ma olen üsna kindel, et seda kutsutakse Aasia väntmaduks. Ja kuigi see silt seinal ei valeta, on need tüübid mürgised. Siiski pole nende mürk piisavalt tugev, et inimest tappa, aga see teeks kindlasti haiget. Oh, näete, ta hammustab mind jälle. Lõpeta ära. Ai. Nii, nüüd on korras. Ma arvan, et ta on natuke rahunenud. Ta ei ürita mind enam hammustada. Aga igatahes need maod on väga lahedad. Ja ma olen kindel, et te näete, miks neid kutsutakse Aasia väntmadudeks. Nad näevad tõesti välja täpselt nagu viinapuu, mis aitab neil looduses varjuda. Ja jah, ma pole kunagi varem sellist madu näinud. Nii et see on tõesti äge leid. Ma otsustasin ta panna anumasse enne, kui ta mind hammustab. Aga ärge muretsege, see ei jää tema igaveseks koduks. Video lõpus viin kõik loomad oma koju, kus neist saavad minu uued lemmikloomad. Aga praegu on meil selles esimeses hoones veel palju puure, mida vaadata. Ja loomad lähevad aina pöörasemaks ja pöörasemaks. Okei, no selles puuris pole küll mingit saladust, mis seal sees on. Ja seda sellepärast, et neil on lausa silt, mis ütleb, et see on kameelion. Ja kuna need sisalikud on maskeerumise meistrid, võite ta olla natuke raske leida. Oota, tegelikult mitte, seal ta ongi. Oh issand, vaata, kui suur see on. See on kõige suurem kameelion, mida ma kunagi näinud olen. Tule nüüd, sõber, me püüame sind päästa. Oh, ta ei ole rahul, ta üritab mind hammustada. Miks kõik täna mind hammustada tahavad? Nii, sain ta kätte, kutid. Oh issand, vaadake selle kameliooni suurust ja vaadake seda suud. Oh, see on nii hirmus. Aga see on täiesti uskumatu. Vaadake, kui värviliseks ta muutub. Au, okei. Jah, ja tal on tõesti teravad küünised, mis tunduvad täpselt nagu homaar näpistaks mind. Vaadake, kui lahe ta on. Oh issand, ma armastan kameelione, kutid. Ja ma olen neid varem palju näinud, aga ma pole kunagi näinud ühtegi, kellel oleks nii palju punast peal, see on täiesti uskumatu. Au, okei, jah, need küünised teevad tõesti haiget, need on üliteravad. Oh, see ei ole hea. Õnneks sain ta viimaks lahti laskma ja panin ta konteinerisse. Aga siis liikusin järgmise puuri juurde ja asjad läksid veelgi hirmutavamaks. Oh issand, roheline puupüüton. Okei, ma ei tee seda. Tead, mul on tegelikult kogemusi roheliste puupüütonitega ja nad on ühed kõige agressiivsemad maod maailmas. Ja neil on ka kõige suuremad hambad kõigist mittemürgistest madudest. Nii et jah, see ei saa olema lõbus. Panin kiiresti oma maokindad tagasi kätte ja avasin ettevaatlikult terraariumi. Ja noh, ei läinud kaua, kuni ma mao leidsin. Oh, seal ta ongi. Saime ta kätte, olge väga ettevaatlikud. Neil on üliteravad hambad. Oh issand, ai, ta hammustab mind. See pole hea. Valu oli igal pool. Miks sa nii vihane oled? Me päästame sind. See elukas on palju agressiivsem kui Aasia väädismadu, teate. Peame siin ettevaatlikud olema. Okei, teate mis? Ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt konteinerisse panema, enne kui ta kedagi meist hammustab. Selleks hetkeks olin ma valmis sellest ruumist lahkuma, aga meil oli veel mõned terraariumid, mida uurida. Ja noh, arvestades seda, mida me juba leidnud oleme, ei tea kunagi, mis seal sees võib olla. Ja pidage meeles, see on alles algus. Meil on veel terve loomaaed avastada ja loomad lähevad ainult hullemaks. Okei, vaatame, mis on järgmises terraariumis. Ma tõesti loodan, et see ei ole jälle madu. Oh issand, Helen, vaata seda. Siin on kirjas, et siin on sarvsisalik. Kas sa teed nalja? Oh issand, ma värisen praegu te kõik. Ma saan kohe südamerabanduse. Ma ei usu, et sa saad aru, kui hull see on. Sarvsisalikud on ühed kõige ägedamad loomad maailmas. Ma olen neist vaimustuses olnud juba lapsest saati, aga ma pole kunagi ühtegi päris elus näinud. Need tüübid on nii haruldased, kui üldse olla saab. Ma lihtsalt loodan, et ta on ikka veel siin. See terraarium tundub üsna tühi. Ole nüüd palun, ole ikka elus. Ta ei ole seal. Oota, ma vist näen teda. Oh issand, Helen, vaata seda. Seal ongi sarvsisalik. Me leidsime ta üles. Ta on ikka veel siin te kõik. Oh issand, see on nii äge. Kui te ei tea, mis asi on sarvsisalik, siis te ilmselt ei saa aru, miks ma nii elevil olen. Põhimõtteliselt on need sisalikud tuntud selle poolest, et nad suudavad silmadest verd välja pritsida. Jah, te kuulsite õigesti. Need tüübid lasevad sõna otseses mõttes silmadest verd välja, et end kaitsta. Ja lisaks sellele näevad nad lihtsalt nii pöörased välja. Ma mõtlen, see näeb välja nagu päris dinosaurus. See on lihtsalt nii äge. Ma ei suuda uskuda, et ma praegu päriselt sarvsisaliku käes hoian. See on ilmselt kõige ägedam loom, kes meil kanalil kunagi olnud on. Tule nüüd, sõber. Lase silmadest verd välja, palun. Ma olen alati tahtnud seda oma silmaga
näha. Ma olen ainult mõnes videos internetis näinud, kus nad seda päriselt teevad. Ma ei usu, et see praegu juhtub, kutid. Nad teevad seda ainult siis, kui nad tunnevad end ohustatuna, nii et ilmselt ma meeldin talle. Noh, ma arvan, et võib julgelt öelda, et me oleme üks väheseid inimesi maailmas, kellel on sarvsisalik lemmikloomaks. Ja koos temaga ning neiasiinse kalaga oleme me kindlasti teel selle poole, et meil oleks YouTube'is kõige pöörasem loomakogu. Okei, selles toas on veel ainult üks terraarium ja sellel on kirjas, et sees on Sahara liivapoa. Nii et jah, veel üks madu. Kuid ma olen üsna kindel, et see maoliik on tuntud selle poolest, et ta kaevub liiva alla. Nii et jah, teda võib olla natuke raske leida. Hakkasin liiva sees ringi kaevama, kui äkki märkasin midagi otse pinna all liikumas. Otsustasin selle üles tõsta, lootes, et ta mind ei hammusta. Oh, issand. Helem, ma sain ta kätte! Ma sain mao kätte! Oh, ta on tegelikult päris suur. Okei, ta on palju suurem, kui ma arvasin, et ta on. Aga see on hullumeelne, teate. See on veel üks madu, keda ma pole kunagi varem näinud. Ja õnneks on ta ikka veel elus, kuigi ta on seal väga kaua hüljatuna olnud. Okei, ta ajab mind natuke närvi. Ma arvan, et me peaksime ta lihtsalt konteinerisse panema ja jätkama oma otsinguid. Nüüd, kui esimene tuba oli täielikult läbi uuritud, jätkasin ma edasi. Ja pärast seda, kui ma nägin ainult hunnikut tühja puure, sattusin ma selle tõeliselt suure akvaariumi peale, mille sees oli midagi täiesti pöörast. Ei ole võimalik, kutid. Siin on seani nakilpkonn. Ma tean, et seda on raske näha, sest vesi on nii sobane, aga ta on tohutu. Need kilpkonnad on väga erilised, sest nad on ainsad maailmas, kes on täielikult vees elavad, mis tähendab, et nad ei vaja ellujäämiseks üldse maad. Ma ei oodanud, et ma siin ühe leian, rääkimata veel nii suurest. Usu või mitte, see kilpkonn on nii haruldane, et see maksab umbes $8000. Nii et jah, see on kindlasti hea leid, kuid me peame ta ikkagi kätte saama. Ja arvestades, kui suur ta on, ei saa see lihtne olema. Ma haarasin kiiresti kõige suurema võrgu, mis ma leidsin ja õnneks õnnestus mul kilpkonn juba esimesel katsel kätte saada. Oh, sain ta kätte, kutid! Issand, see kilpkonn on nii raske! Nii, olemas, saime ta kätte. Rahune, sõber, rahune! Me oleme siin, et sind päästa! Ma ei suuda seda uskuda, kutid! Vaadake selle seanina kilpkonna suurust. Ta näeb tõesti välja nagu merikilpkonn. See on nii lahe loom, aga mõelda, et loomaaed lihtsalt jättis ta siia, on nii kurb. Õnneks näeb ta üsna terve välja, mis oli üllatav, arvestades kui väike see akvaarium oli. See kutt väärib palju suuremat kodu. Ja noh, ma arvan, et mul on tema jaoks ideaalne koht olemas. Kui te ei tea, siis mul on tegelikult oma tagahoovis hiiglaslik tiik, mis on täis haruldasi kalu. Ja ma arvasin, et seaninakilkonnale meeldiks siin väga. Nii et otsustasin ta siia panna. Ja kohe nägi ta palju õnnelikum välja. Pärast seda sattusin ma teise hoone peale, mis oli isegi suurem kui esimene. Ja kohe sain aru, et seal elasid mõned maailma kõige pöörasemad loomad. Vau, ma ei teagi, kust alustada praegu, aga ma näen juba, et siin on palju loomi, kes on äärmiselt ohtlikul. Nii et me peame kindlasti ettevaatlikud olema. Otsustasin oma otsingut alustada sellest nurgast, kus oli väga suur aedik, mis oli jagatud 4 osaks ja igas osas oli erinev loom. Vaadake seda siin, kutid! See on hiiglaslik Aafrika härkon. Oh issand, ma pole kunagi varem sellist oma silmaga näinud, aga ma olen üsna kindel, et nad on maailmas suurim konnaliik. Ja oh issand, seal ta ongi. Te teete nalja või? Vaadake selle asja suurust. See on kõige suurem konn, mida ma oma elus näinud olen. Kas see asi on üldse päris? Kuulge, see on tõeline koletis. Oh jah, ta on kindlasti päris. Ta liigub. Oh issand, sain ta kätte. Tule siia, sõber, me päästame su. Te teete praegu nalja või? Ma ei oskagi midagi öelda, olen sõnatu. Ma ei teadnudki, et konnad võivad nii suureks kasvada. Oh issand, mul on tegelikult väga suured käed. Kui ta praegu väga suur ei tundu, siis vaadake teda minu pea kõrval. Ta on sõna otseses mõttes suurem kui mu pea. Kuigi see on konn, pean teda väga ettevaatlikult hoidma. Seda sellepärast, et neil konnadel on nii tugev hammustus, et nad on isegi inimeste sõrmi murdnud. Ja ta ei ole üldse rahul. Olgu, ma arvan, et peaksime ta enne ämbrisse panema, kui asi halvasti lõpeb. See oli selles hoones ikka päris hull esimene leid, aga mul on tunne, et siit läheb asi ainult pöörasemaks. Ja noh, ma ei eksinud, sest kohe konna terraariumi kõrval oli see, kus elas sisalik nimega Euromastix. Ja see oli suurim, mida ma kunagi näinud olen. Oh issand, see asi näeb välja nagu tõeline dinosaurus, kutid. See on tegelikult päris hirmus. Need sisalikud on tuntud oma väga suure saba poolest, mis on varustatud üliteravate ogadega. Nii et ma olen kindlasti veidi närvis, et seda üles tõsta. Okei, siin me lähme, sõber, ma tulen sind päästma. Sa tahad ju päästetud saada, eks? Oh issand, okei, ta just proovis mind oma sabaga lüüa, see ei ole lahe. Nii, nüüd on korras. Okei, me oleme nüüd okei, eks? Ole kena, ole sõbralik. Oh, see on nii hirmus.
see on nagu ma hoiaksin praegu päris dinosaurust käes. Vaadake seda saba, millega ta just proovis mind lüüa. See poleks üldse hea tunne olnud, teate. Vau, see on ikka üks suur sisalik, teate. See on kindlasti kõige suurem euromastiks, keda ma kunagi näinud olen. Ma ei saa aru, mis praegu toimub. Iga loom, kelle me leian, on suurem kui eelmine. Ja see pole veel midagi võrreldes nende hiiglaslike loomadega, kelle me hiljem videos leiame. Ma võin ainult öelda, et te kindlasti ei taha videot kinni panna, sest asjad lähevad kohe väga hulluks. Aga praegu oli meil veel palju teisi loomi, keda teises hoones päästa, nii et ma panin euromastiksi konteinerisse ja liikusin edasi. Ja järgmise saadikus oli veel üks hiiglaslik sisalik. Oh ei, savannivaraan! Teate, ma vist suren selle video tegemise käigus päriselt ära. Savannivaraanid on tuntud oma agressiivsuse poolest ja võivad tõsiselt vigastada. Ja noh, pärast seda euromastiksi ma enam riske ei võta. Ma lähen toon need maokindad. Kindad käes tõstsin varaani ettevaatlikult üles ja õnneks ta polnudki nii agressiivne. Lihtsalt susises natuke mu peale, aga teda käes hoida oli ikkagi päris hirmus. Nii et ma panin ta konteinerisse ja liikusin selle elupaiga viimase osa juurde. Kui äkki tegin šokeeriva avastuse. Oh, issa, mis need küll on, kutid? Sellel elupaigal pole ühtegi silti, mis ütleks, mis loomad seal sees on, aga ma olen üsna kindel, et need on tuhkrud. Ja ma arvan, et neid on seal 2 ning nad tahavad kindlasti välja saada. Okei, ma tulen teid välja tooma, see saab natuke keeruline olema, nad on täiesti nurgas. Tulge nüüd! Nii, saime ta kätte. Oo, issand. Vau, see on nii armas, kutid. Ma ei tea tuhkrutest eriti palju, aga ma tean, et nad on väga intelligentsed loomad ja neist saavad väga head lemmikloomad. Nii et me kindlasti jätame need endale. Nii et kindlasti kirjutage neile 2 nime kommentaarides. Ja, nad on lihtsalt nii armsad. Panin tuhkrut konteinerisse ja jätkasin edasi. Ja järgmise saadikus leidsin selle. Püüton. Oh issand, kas te teete nalja või, kutid? Ma arvasin, et meil on madudega juba kõik. Ja tundub, et see on ka albino, mis teeb selle palju haruldasemaks. Loodame lihtsalt, et ta ei ole agressiivne. Ma avasin ettevaatlikult aediku ja alguses ma ei näinud midagi, aga siis märkasin madu palgi all peidus. Oh issand, seal ta on, kutid. Seal on madu ja ta on suur. Oh, see on nii hirmus. Oh, mulle see ei meeldi. Okei, sain ta kätte. Nii, siin ta on, sõbrad. Nüüd ausalt öeldes ma kardan madusid väga, aga see siin on tõesti ilus. Ma ei usu, et ma olen kunagi varem albino madu näinud. Vaadake teda. Tal on punased silmad. Oh, see on nii uskumatu. Oh, issand. Ma just sain aru, et mul ei ole praegu madukindaid käes. Oi, noh, see oli kindlasti napikas, aga õnneks sain ta konteinerisse ja liikusin järgmise puuri juurde. Ja seal elas midagi täiesti pöörast. Virsiku kõrivaraan. Miks siin nii palju varaani on? Oh, issand. Ma arvan, et ta liigub seal sees ringi. Okei, see on hirmus. Nagu savannivaraan on ka need tüübid äärmiselt ohtlikud ja tegelikult mürgised. Ja lisaks sellele on neil ka üliteravad küünised ja tugev saba, mida nad kasutavad kaitsemehhanismina. Ja noh, virsikukõri varaan on üks maailma haruldasemaid varaani. Ma pole tegelikult kunagi varem ühtegi näinud. Seda silmas pidades avasin ma aeglaselt terraariumi, lootes sellele sisalikule vaikselt ligi hiilida. Aga niipea, kui ta nägi, et uks on lahti, hakkas ta paanitsema. Oh issand, oh, ta üritab välja pääseda. Oh, see pole hea. Rahune mees, me lihtsalt püüame sind päästa. Sain ta kätte. Oh issand, ta üritab mind hammustada. Ai, ta küünised on nii teravad. Ma tunnen seda isegi kinnaste kaudu. Kuidas see võimalik on? Ai, oh issand, ja ta lööb mind sabaga. Jah, nagu sa aru said, ta polnud eriti rahul, aga pärast mõnda aega teda käes hoidmist rahunes ta lõpuks maha. Näed, sõber, kõik on korras, me ei taha sulle halba. Ma tegelikult päästan sind, nii et pole tänu väärt. Aga nüüd, kui ta on natuke rahunenud, näed sa tegelikult, miks neid nimetatakse virsikukõri varaanideks. Ja see on sellepärast, et neil on kogu kaela ulatuses see väga ilus oranž värv. Ja, kuigi see on päris suur sisalik, kasvavad need tüübid kuni 5 jala pikkuseks. Nii et jah, see on natuke hirmutav, ma panin ta kohe konteinerisse. Ja noh, ma arvan, et võib julgelt öelda, et kõigi nende sisalikega, kelle me siiani leidnud oleme, saab meil olema lausa dinosauruste armee. Kuid kui ma avasin järgmise puuri, märkasin ma midagi täiesti teistsugust. Oo issand, kas see on kilpkonn? Me pole veel ühtegi neist leidnud. See on nii lahe. Nüüd olen ma üsna kindel, et seda nimetatakse stepi kilpkonnaks. Ja erinevalt paljudest teistest kilpkonnadest jäävad need tegelased üsna väikeseks. Ja noh, ma ei taha midagi ette ära öelda, aga selles loomaaias on ka tõeliselt suured kilpkonnad. Ja me proovime need hiljem videos üles leida. Aga praegu paneme selle tegelase ämbrisse ja liigume edasi. Selles hoones oli selleks hetkeks jäänud ainult üks aedik.
ja seal sees oli midagi täiesti ootamatut. Suhkruliugurid. Mis asi on suhkruliugur? Kas see on nagu ahv või midagi sellist? Teate, ma pole neid kunagi varem näinud, aga siin on kirjas, et nad suudavad lennata, mis on hullumeelne. Ma ei näe siin küll midagi, see puur tundub üsna tühi. Ma avasin selle igaks juhuks. Esmapilgul tundus, et see puur on täiesti hüljatud, aga siis kuulsin ma kummalist häält, mis tuli sellest väikesest kotist. Au, oh jumal, mis see on te kutid? Mis seda häält tegi? See kõlab nagu mingi neetud teemon. Jah, nagu te näete, olin ma siin päris hirmul, aga otsustasin ikkagi käe sisse pista, kui äkki tundsin midagi. Kas te kuulete seda praegu? Kuidas see võimalik on? Oota, ma vist sain ta kätte. Ei või olla, vaadake seda. See on suhkruliugur. Oh jumal, see on nii armas. Miks see nii hirmus kõlas, kutid? Ma ei oodanud seda üldse. Ma ei ole suhkruliugurite ekspert, ma ei teadnudki, et sellised loomad olemas on. Aga ilmselt kasutavad nad neid väikseid nahavodikesi oma käte all, et sõna otseses mõttes õhus liuelda. Täpselt niimoodi. Oodake korraks, kas te kuulsid seda? Kutid, ma arvan, et see pole ainus seal sees. Ma kuulen veel ühte. Jah, see on kindlasti veel üks suhkruliugur. Ai, see hammustab mind. Oh jumal, tänu jumalale, et mul on maokindad käes. Nii, sain ta kätte. Oh issand, see on palju suurem. Ei. Oh, meil on suhkruliugur lahti pääsenud. Nii, sain ta kätte. Rahune maha, mees. Oh issand. Ma pole kunagi kuulnud, et ükski loom sellist häält teeks. See on hullumeelne. Vau, nad kõlavad hirmutavalt, aga tegelikult on nad... Oh issand. Ellen, see on praegu kaamera peal, kõik on korras, sain ta kätte. Nii, olemas. Okei, nad on natuke hullud, ma arvan, et panen nad anumasse enne, kui nad minema lendavad. Täpselt nii. Oh, ei! Kuna need olid viimased loomad selles hoones, panin ma nad anumasse ja jätkasin edasi. Ja pärast natuke maha jäetud loomaaia uurimist sattusin ma selle aediku peale, kus elas midagi pöörast. Kuulge, ma arvan, et siin on kilpkonnad. Need võivad olla need suuremad, kellest ma just rääkisin, aga ainus viis teada saada on sinna sisse minna ja nad üles leida. Nii et ma läksin edasi, avasin puuri ja hakkasin uurima. Ja noh, mul ei läinud kaua aega, kuni ma leidsin kilpkonna. Oh, Helen, vaata sinna, ma arvan, et ma näen ühte. See on kindlasti kilpkonn. Ja see on palju suurem kui see esimene, mille me leidsime. See on hullumeelne. Nüüd, ma olen üsna kindel, et seda nimetatakse sulkata kilpkonnaks. Ja erinevalt vene kilpkonnast kasvavad need tüübid tõeliselt hiiglasliikuks. Ja noh, arvestades kui suur see aidik on mul tunne, et see pole siin ainus. Nii et ma panin selle tüübi konteinerisse ja jätkasin ringi vaatamist, et näha, kas ma leian veel mõne. Oodake hetk, kas see seal on üks? Kuulge, ma arvan, et me leidsime veel ühe. Vaadake seda. See on veel üks sulkata kilpkonn. Tegelikult arvan, et see on natuke suurem kui esimene. Aga nagu ma ütlesin, need tüübid võivad kasvada üle 90 kilo, nii et ega meil pikk tee minna. Oh, vaata seda, ta ärkab üles. Hei sõber, me just päästsime su. Jah, pole tänu väärt. Kui olin leidnud 2 sulkata kilpkonna, jätkasin otsimist ja leidsin veel ühe. Ja see oli seni kõige suurem. Oh, vau, ta on tõesti raske. Ta tundub tõesti nagu kivi. See on tegelikult sama liik nagu need 12-ki. See on sulkata kilpkonn, aga ma arvan, et see on isane ja need 12 olid emased. Kes teab? Võib-olla kui me paneme nad kokku, saame sulkata kilpkonna poegi. See oleks nii lahe. Pärast selle tüübi leidmist ei õnnestunud mul kahjuks rohkem leida. Adekus, aga mäleta, mida ma ütlesin. Hiljem videos leiame veelgi suuremaid. Aga enne kui me seda teeme, on meil veel nii palju loomaaeda avastada ja loomad lähevad aina pöörasemaks. Järgmisena leidsin veel ühe hoone, mille sees oli loomade tuba ja see oli palju suurem kui 2 esimest, mis me leidsime. Nii et seal sees võib tõesti olla ükskõik mis. Alustasin oma otsinguid ja esimeses aedikus oli midagi, mida kutsuti jalutuks sisalikuks. Oh issand, ma näen seda. See on seal. See asi on tohutu. Kuulge, ma olen varem jalutuid sisalikke näinud, aga mitte kunagi nii suurt. Okei, vaatame, kas ma saan ta kätte. Ma olen natuke närvis. Palun ära hammusta mind. Tule siia. Oh issand, ta ei ole rahul. Sain ta kätte. Ole ettevaatlik, Helen. Ta on suur. Vaata seda, vaata teda. Ta teeb nagu surmapööret, täpselt nagu alligaator. Rahune maha, mees, rahune. See on nii hirmus. See on täpselt selline tunne, nagu ma hoiaksin praegu madu, aga tegelikult on see sisalik. Kuigi see oli selle ruumi esimene loom, on neil veel nii palju ees. Ja kuna me ei tea, kui kaua nad siin hüljatuna on olnud, peame kiirustama ja nad päästma. Panin jalutusisaliku anumasse ja liikusin järgmise puuri juurde. Ei või olla. Siin on kirjas, et siin on veel üks kameelion. Aga see on erinev sellest esimesest, mille me leidsime. See on Jacksoni kameelion ja nad on palju harudasemad. Vaatame, kas me leiame ta üles.
oota, ta ongi seal. See ei võtnud kaua aega. See ongi Jacksoni kameelion. Oh issand, see on nii lahe. Tule nüüd, sõber. Me lihtsalt püüame sind päästa. Nii, saime ta kätte. Oh, see on nii lahe, kutid. Nüüd, ma olen kindel, et te näete, et see ei ole tavaline kameelion. Mis nende juures eriti lahe on see, et neil on näos 3 sarve ja kogu keha peal on väga ilusad värvid. Ma ei usu, et me oleksime kunagi varem ühte neist leidnud. See on nii äge leid. 2 looma on selles ruumis juba päästetud, nii et ma liikusin järgmise puuri juurde ja mul õnnestus leida seni kõige pöörasem isend. Oh issand, teate, siin on kirjas, et siin on sinikeelskink. Oota, ta ongi otse minu ees. Oh issand, ta on päris suur. See on natuke hirmus, ma ei hakka valetama. Metsisalikud on tuntud selle poolest, et nad on üsna agressiivsed. Loodetavasti ta ei hammusta mind. Oh issand, ta sisiseb. See ei ole hea, teate. Tule siia. Nii, saime ta kätte. Vaadake seda. See on hullumeelne. Noh, ma olen kindel, et te näete, miks neid kutsutakse sinikeelsisalikeks. Nende keel ongi sõna otseses mõttes sinine. Need sisalikud on ka üsna haruldased. Ma arvan, et me oleme varem ainult ühe leidnud. Ma ei oodanud seda kindlasti, aga me peame olema väga ettevaatlikud, sest neil on väga tugev hammustus ja see võib põhjustada tõsise infektsiooni. Ma arvan, et me peaksime selle tüübi lihtsalt konteinerisse panema. Kõik sisalikud, keda me seni leidnud oleme, on olnud liigid, keda ma olen varem näinud. Aga järgmine oli midagi sellist, mille olemasolust ma isegi ei teadnud. Üks sisalik nimega Emerald Swift. Mis see veel on? Näete, just sellepärast on maha jäetud loomaaias seitlemine nii lahe. Siin kohtab loomi, keda inimesed tavaliselt lemmikloomadena ei pea. Nii et jah, ma arvan, et võib julgelt öelda, et selle video lõpuks on meil kõige pöörasem loomakogu. Ma avasin aeglaselt puuri ja hakkasin ringi vaatama. Ja ei läinud kaua, kuni ma selle salapärase sisaliku leidsin. Nii, saime ta kätte. Oh, see on nii lahe, kutid. See sisalik näeb tõesti välja nagu draakon ja tal on ka väga ilusad värvid. Ma ei suuda uskuda, et ma pole varem ühtegi sellist näinud. Nad peavad olema väga haruldased. Oh, aga ta on päris tige. Okei, paneme ta lihtsalt konteinerisse enne, kui ta ära põgeneb. Oh issand, rahune maha. Noh, siiani oleme selles toas leidnud ainult sisalikke. Kuid see, mida ma järgmises aedikus leidsin, oli täiesti erinev. Oh, issand, Helen, siin on kirjas, et siin on noole mürgikonnad. Sa teed vist nalja. Ma olen noole mürgikonnadest täiesti vaimustuses. Nad on ühed mu lemmikutest maailmas ja neid tuntakse ka kui ühtedeks kõige mürgisemateks loomadeks, kes on äärmiselt surmavad. Nii et me peame neid püüdes olema väga ettevaatlikud. Otsustasin kindad kätte panna ja avasin ettevaatlikult aediku. Ja pärast rindikaevamist leidsin ma mitte ühe, vaid 2 noole mürgikonna. Oh issand, seal nad ongi. Mul on praegu nii närv sees neid kätte võtta, need loomad on äärmiselt mürgised. Nii, saime ühe kätte. Oh issand, ma värisen praegu, teate. See on nii hirmus. Ma pean lihtsalt veenduma, et ta praegu mu käest välja ei hüppa. See ei oleks hea. Aga vaadake seda, meil on sinine noole mürgikonn. See on nii lahe. See siin on üsna väike, aga teine seal sees tundub palju suurem. Nii et paneme selle tegelase ettevaatlikult anumasse ja proovime teise ka kinni püüda. Oh, nüüd ta hüppas just mu käe peale. Noh, see oli lihtne. Nagu näha, on see palju suurem kui esimene. Ma arvan, et see on täiskasvanud isend. Ja see tähendab ka, et ta on palju mürgisem, seega peame olema väga ettevaatlikud. Aga see on nii lahe, kutid. Me saime kokku 2 noole mürgikonna. Need on ilmselt mu senised lemmikud kõigist loomadest, keda oleme leidnud. Nii et ma kindlasti jätan nad endale lemmikloomadeks. Pärast seda liikusin järgmise akvaariumi juurde, kus elas veel üks konn, aga see oli palju suurem. Oodake, ma vist juba näen seda, kutid. See on siin. See konn on hiiglaslik. Oh issand, vau! Ma olen varem Pac-Mani konni näinud, aga mitte kunagi nii suurt. Oh issand, ma arvan, et ta pissib mu peale. Miks sa seda teed? See on nii rõve. Vaadake, kuidas ta kõht võdiseb, kutid. See asi on nii kiire. Kui meil poleks varem seda Aafrika härgkonna leidnud, siis ütleksin, et see on ilmselt suurim konn, mille me kunagi leidnud oleme. Aga igal juhul on see väga lahe. Ja ta on ikka veel elus, kuigi tundub, et selles anumas pole üldse vett. Läheme paneme ta nüüd ämbrisse värske veega ja jätkame edasi. Järgmises annumas oli veel üks konn, keda kutsutakse vihmakonnaks. Aga pärast kogu terraariumi läbikaevamist ei leidnud ma midagi. Nii et ma liikusin edasi viimase annuma juurde selles ruumis, kus oli kõige hirmuäratavam loom neist kõigist. Oh issand, see on veel üks madu, kutid. Siin on kirjas, et see on California kuningmadu, aga tundub, et ta on albino. Ma ei usu, et olen varem sellist näinud. Loodetavasti pole ta ohtlik.
kui ma avasin terraariumi, märkasin madu kohe ja see oli suur. Oh issand, ma ei suuda seda teha, kutid. Ma arvan, et ta tunneb mu hirmu lõhna. See pole hea. Ta raputab saba minu suunas, täpselt nagu kõristik madu. Ma tean, et sa ei ole kõristik madu. Sa ei peta mind. Okei, mul on üks mõte. Mis siis, kui ta lihtsalt ise konteinerisse ronib? Jah, mine konteinerisse. Oh issand, see töötabki. Nii, mine sinna. Saime ta kätte. Oh issand, ma ei suuda uskuda, et see tegelikult töötas. Ta on konteineris ja me ei pidanudki teda puudutama. Kui kõik selle ruumi loomad olid päästetud, liikusime edasi ja hakkasime ülejäänud loomaaeda uurima. Ja järgmisena oli ala, kus hoiti kõiki suuremaid ja hullumeelsemaid loomi. Ja noh, meil ei läinud kaua aega, kuni me midagi leidsime. Oh issand, mis see küll on, kutid? Okei, ma kuulen mingit looma, aga mul pole aimugi, mis see on. Mis iganes see ka polnud, see tundus tulevat sellest aedikust. Aga kuna see koht on nii hüljatud, oli see ala täiesti võssa kasvanud, nii et sinna sisse polnud võimalik näha. Nii et ma otsustasin üle aia hüpata, et proovida teada saada, mis loom see oli, kui äkki juhtus see. Mis pagan see asi on? Ära tee mulle haiget. Tere, sõber. Oled sa sõbralik? Kuulge, mis pagan see asi on? See on tohutu. Palun ära hammusta mind. Me lihtsalt proovime sind päästa. Issand jumal, ta ründab mind. Me proovime sind päästa. Oota nüüd, kuidas me teda päästame? See asi on tohutu. Ma kindlasti ei saa teda lihtsalt üles tõsta ja ämbrisse panna. Jah, see ei ole hea. Au! Issand jumal, kas te nägite seda? Ta lihtsalt jooksis mulle otsa, teate. Okei, teate mis? Las ma lähen siit minema, enne kui ta mind ära tapab. Oo jumal. Kuna see loom on nii suur, ei saa me teda tegelikult kuhugi transportida. Nii et ma otsustasin, et vähemalt saan teda toita ja talle värsket vett anda. Kas sa oled näljane, sõber? Issand jumal, ta on näljas. Mul on temast nii kahju. Me peame ta tõesti päästma, aga mul pole aimugi, kuidas me seda teeme. Ma arvan, et ainus võimalus on võtta ühendust loomapäästeorganisatsiooniga, mis tegeleb suuremate loomadega, sest mul pole tõesti kuskile seda looma panna. Ma mõtlen, mis loom see üldse on, kas see on nagu lammas või midagi sellist. Kui te teate, mis loom see on, siis kirjutage kommentaaridesse. Nüüd, kui me oleme tõestanud, et siin on ikka veel suuremaid loomi, kes on hüljatud, liikusin ma järgmisse aedikusse ja leidsin midagi täiesti pöörast. Oh issand, Helen, siin on jalajälg ja see on tohutu. Vaata seda. Kas see on dinosauruse oma? Ja see on ka värske. Mis iganes see on ilmselt ikka veel siin. Oh jumal. Jah, nagu te nägite, olin ma siin päris hirmul. Mul polnud õrna aimugi, mis loom see olla võiks. Aga ma pidin proovima selle üles leida. Nii, saame selle päästa. See on nii hirmus, kutid. Ma tunnen end tõesti, nagu oleksin Jurassic Parkis ja otsiksin T-Rexi. Oh issand. Oota, Helen, mis see on? Ma vist näen seda. See on lind. See on tohutu lind ja see tuleb meie poole. See ei ole hea, Helen, mida me teeme? Kui lind lähemale tuli, sain aru, et see on tegelikult emu, keda peetakse maailma teiseks suurimaks linnuks ja tõeliseks elavaks dinosauruseks. See on nii äge, kutid. Ma pole kunagi varem emut näinud. Me peame olema väga ettevaatlikud. Need linnud võivad olla väga agressiivsed. Ja arvestades, kui suured on tema küünised, võib ta meid kindlasti vigastada, kui ta seda tahab. Nii et ma liikusin aeglaselt emule aina lähemale. Õnneks oli ta üsna sõbralik. Ta lasi mulle end isegi silitada, mis oli tõesti lahe, aga üks suur probleem oli siiski alles. Kuulge, mul pole tõesti aimugi, kuidas me selle linnu päästame. Ta on lihtsalt liiga suur, et ma teda kuhugi viia saaksin, aga mul tuli just üks idee. See on natuke hullumeelne, aga kui see video saab 300 000 meeldimist, tulen ma tagasi ja proovin kogu selle mahajäetud loomaaia ära osta. Nii saaksime kõik loomad siia jätta ja mina saaksin nende eest hoolitseda. Nii et pange sellele videole like ja kes teab. Võib-olla saab meil olema lemmikloomaks emu koos kõigi teiste hullude loomadega, kes siia maha jäetud. Nüüd, täpselt nagu sellel lambal olid ka emu toidu ja veekaussid täiesti räpased. Nii et ma otsustasin talle porgandeid anda. Ja nagu näha, oli ta tõesti näljane. Oi, issand, ta oli näljane, teate. Vaadake seda. Oi, ai, ta hammustas mu sõrme. See tegi haiget. Tead, see emu on üllatavalt sõbralik. Ma ootasin, et ta jookseb meie poole ja üritab mind päriselt tappa. Aga vaadake seda. Ta laseb mul teda kaela pealt silitada. Ta on täpselt nagu kutsikas. Sa oled nii armas. Oh, issand. Olgu, sõber. Ära muretse. Me tuleme sinu juurde tagasi, aga praegu peame minema. Me peame päästma ülejäänud loomad. Kõik, mida ma öelda saan, on see, et parem pange like, nii saaksime loomaaia osta ja ta võiks päriselt olla meie lemmikloom. Olgu, liigume edasi. Pärast seda ei osanud ma arvata, kuidas asjad saaksid veelgi pöörasemaks minna. Aga siis sattusin järgmise aediku juurde ja seal sees oli midagi täiesti ootamatut. Oh, issand, Helen, kas see on see, mida ma arvan? Seal on päriselt üks tukaan. Ma ei suuda seda uskuda. Tukaanid on päriselt mu lemmiklinnud kogu maailmas. Ma olen alati tahtnud ühte, aga ma ei arvanud kunagi, et ma päriselt ühe leian. See on hullumeelne. Oh, issand. Oh, ta tuleb meie poole. See on nii lahe. Ma ei suuda seda uskuda. Ma päriselt puudutan praegu tukaani. Mul on temast nii kahju, aga
see puur on nii rõve, igal pool on sitta. tema vee- ja toidukausid on täiesti tühjad, aga ta on ikka veel elus. nii et tundub, et me leidsime ta just õigel ajal. kas ma peaksin proovima teda sülle võtta? ma olen alati tahtnud tukaani sülle võtta. oh, nüüd sain ta kätte. oh issand, mis praegu toimub, kutid? see video on hullumeelne. ma päriselt hoian praegu tukaani käes. ta on nii ilus ka. vaadake tema noka värve. okei, nüüd olen kindel, et see tüüp on päris näljane. nii et me hakkame teda toitma. aga mis nende lindude juures tõesti lahe on see, et nad võivad süüa põhimõtteliselt kõike. sisalikke, puuvilju ja isegi putukaid. ja ilmselt ka minu särki. jah, ta on kindlasti näljane. nii et ma otsustasin seda proovida, andes talle jahusse, mustikaid, viinamarju ja isegi sisaliku. ja samal ajal, kui ta sõi, kindlasti oli ta näljane, sest ta sõi ära kõik, mida ma talle andsin, välja arvatud sisaliku. jah, sisaliku ta ei tahtnud. olgu, nüüd kui tukaani eest on hoolitsetud, on aeg edasi liikuda ja vaadata, mida veel leiame, sest meil on veel palju teisi aedikuid avastada. aga pea meeles, pane sellele videole like, kui arvad, et ma peaksin siia tagasi tulema ja selle mahajäetud loomaaia ostma. mõtle, kui lahe see oleks, meil oleks päriselt oma tukaan lemmikloomaks. nagu näha, muutusid loomad järjest pöörasemaks, aga sellega asi ei piirdunud, sest järgmisena sisenesime loomaaia peamisesse ossa, kus hoiti enamikku loomadest. meil pole aimugi, mida me siit leiame. oi issand, ma olen nii närvis. vaata neid silte, hoia eemale, sisenemine keelatud. aga mina lähen sisse. hakkame minema. siin on nii palju aedikud ja puure, teate. ja igal pool on loomad. ma ei teagi, kust alustada. ei või olla, Helen. vaata, siin on terve kamp kitsetallesid. oh issand. tere, sõbrad. Nad on nii armsad. mul on neist nii kahju. Te võite nüüd mõelda, miks siin loomaaias kitsed on. aga tegelikult oli siin varem ka kontaktloomaaed, kus inimesed said loomadega suhelda. ja kahjuks ei ole neid kitsi veel päästetud. aga varsti saame teada, et nad on vaid ühed paljudest loomadest, kes on siia surema jäetud. okei, siin on veel mõned suured aedikud. oh issand, vaata, kui suured need on. Nendes aedikutes võib olla midagi täiesti hullumeelset. ma olen praegu natuke närvis. mis siis, kui ma lihtsalt astun ühte neist aedikutest ja seal on mingi neetud tiiger? hakkame minema. oh issand, vaata, kui roostes see uks on. ma lähen sisse, Helen. soovi mulle edu. no siin on nagu 3 erinevat ust, et olla kindel, et mis iganes siin sees oli, ei pääseks välja. see uks oli juba lahti. see pole hea. oh, ämblikud on igal pool. see on vastik. okei, ma lähen edasi. oh, see on nii hirmus. oh, vaata seda. siin on nagu mingi tiik sees. see on täiesti ära kuivanud. aga võib-olla tähendab see, et siin oli kunagi alligaator või krokodill. mul pole aimugi. okei, vaata neid väikseid treppe siin. ma ei usu, et need olid alligaatori jaoks. see oli midagi väiksemat. siin on need väikesed majakesed kohe siin. äkki on ta ikka veel majas? okei, seal pole midagi. oota nüüd. siin on silt. mida see silt ütleb? ei või olla. oh issand, siin olid saarmad. ma teadsin, et see polnud alligaator. see oli midagi palju väiksemat. ma ei suuda uskuda. ma sooviks, et nad oleksid ikka veel siin. ma mõtlen, hea, et nad päästeti. ma ei taha, et nad oleksid hüljatud. aga kui lahe oleks, kui meil oleks saarmas lemmikloomaks. see oleks hullumeelne. see lihtsalt näitab, et siin oli kunagi päris pööraseid loomi. ja kes teab, mõni võib-olla on ikka veel siin. nii et me peame edasi uurima. pärast seda jätkasin oma otsinguid, kui äkki märkasin üht looma. ja see oli suur. oh, see on natuke hirmus, teate. ma ei tea, mis see on. ja ma ei tea, kas meie vahel on mingi värav. oh issand, see asi on tohutu. ma arvan, et see on nagu lehm või midagi sellist. mida sa teed? oh issand, ta joob praegu kõige räpasemat vett, mul on temast nii kahju. oh issand, neid on veel. oota korraks. oh püha lehm, vaata seda. oh, tal on tohutud sarved. okei, ta natuke hirmutab mind. miks ta mind niimoodi vaatab? me lihtsalt oleme siin, et sind päästa, eks? siin on nagu 2 karvast ja siis 2, kes näevad välja nagu tema. tema on palju hirmutavam. see on nagu pull või midagi sellist. keda ma üldse sellise asja puhul putsun? ma ei saa lihtsalt kellelegi helistada ja öelda, et kuule, siin on 4 hiiglaslikku lehma, kes vajavad päästmist. okei, ta natuke hirmutab mind, lähme siit minema, lihtsalt liigume edasi. nüüd, kuna me hakkasime selles loomaaia sektsioonis loomi leidma, tähendab see, et neid võib veel olla, kui neid ei ole lihtne leida, sest siin on nii palju puure ja aedikuid. ja noh, enamik neist olid täiesti tühjad, ma ei tea, mis neil siin oli, võib-olla olid siin ahvid või midagi hullumeelset. oh jumal, Helen, vaata seda. kas see on kana, kes istub siin kastis? kas ta on elus? on või? jah, ta on kindlasti elus. oh issand, seal on veel üks.
ma ütlen teile, see koht on kanu täis. Oh, siin haiseb tõesti kõvasti. Need puurid on siin kindlasti juba väga kaua olnud. Ma pole kunagi nii palju sitta näinud. See on rõve. Vaata seda aedikut, Helen. See on ratastel. Me võiksime sellega midagi ringi vedada. Siin on veel üks hiiglaslik adik. Oh issand, vaata kui paksud need vardad siin on. Ma ei suuda neid isegi liigutada. Siin pidi midagi hullumeelset sees olema, näiteks mingi neetud tiiger. Nad ilmselt pidasid siin tiigrit, eks? Okei, võib-olla selles väikeses puuris ei olnud tiigrit, kuid järgmistes aedikutes, mis me leidsime ja mis olid palju suuremad, võis tõesti tiiger olla. Oh, siin me oleme, Helen. Ma just leidsin tagumise sissepääsu kõigisse nendesse tõeliselt suurtesse aedikutesse. Oh, see on tõesti hirmus. Me ei tohiks kindlasti siin taga olla, aga ma arvan, et see on ainus viis aedikutesse pääseda. Mis asja, kuidas see lahti käib? Ah, nüüd sain lahti. Ma olen sees, kutid. Palun, ärgu olgu siin midagi hirmutavat. Okei, ma ei näe ühtegi looma, aga ma üritan leida vihjeid, mis siin sees oli. Oh, siin on sitta. Vaadake seda. Mis iganes siin sees oli, see shitas palju. Okei. Kas see on nagu kiik? Oota nüüd. See on rõve, miks ma seda katsun? Nüüd olen läbi märg. Jah, see on nagu kiik. Mis loom kasutab kiike? Ma arvan, et olen näinud laiskloomi tiigel. Võib-olla ahv. Mul pole aimugi, aga mis iganes see oli, seda pole enam siin. Lähme edasi. Oh, siin on veel üks. See puur oli juba lahti. Nii et mis iganes siin oli, on ammu läinud. See on nii õudne, kutid. Me uurime praegu päriselt ühte mahajäetud loomaaeda. See on lihtsalt nii hirmus, kui sa ei tea, kas puuis on midagi sees ja sul pole õõna aimugi, mis see olla võiks. Pärast järgmiste aedikute läbiotsimist ei leidnud ma midagi. Ausalt öeldes happasin juba arvama, et selles mahajäetud loomaaias polegi rohkem loomi. Aga siis äkki kuulsin ühest puurist kummalist häält. Kas te kuulsid seda? Mis toimub? Kanal jooksis just puurist välja, kutid. Mis praegu toimub? Ma kuulsin just lõvi mõirgamist või midagi sellist. Võib-olla karu. Mis see küll oli? Ma otsustasin proovida välja uurida, mis loom see oli. Ja noh, natuke otsimist ning ma märkasin midagi. Oh, mis see on? Oh jumal. Oh, neid on terve kari. Mis iganes nad ka poleks. Oh issand. Kas see on eesel? Ma arvan, et need on eeslid. See on nii lahe. Kas te olete sõbralikud? Oh, nad sõbralikud. Oh, ma sooviksin, et mul oleks neile süüa. Ma isegi ei tea, mida eeslid söövad. Nad näevad tõesti näljased välja. Vabandust, kutid, ma tulen tagasi. Ma toidan teid. Ma toon porgandeid. Kust te tulite? Oh, okei. Oh, kõik on korras. Oh, issand. Okei. Helen, me peame loomaaia ostma. Ma räägin tõsiselt. Vaata kõiki neid loomi, kes vajavad meie abi. Mul pole neid kuhugi viia. Ainus võimalus on osta kogu loomaaed. Nii saaksime kõik loomad siia jätta ja nende eest hoolitseda. Kahjuks ei saanud ma eeslitega rohkem aega veeta, sest meil oli veel suur osa loomaaiast avastamata. Ja noh, seal oli veel palju loomi, kes vajasid meie abi. Siis senesin järgmisse aedikusse ja alguses tundus see täiesti tühi, aga siis avastasin seal sees midagi täiesti uskumatut. Siin on tegelikult midagi. Ma arvan, et see on suur kilpkonn. Oh, see on tõesti raske. Ei ole võimalik. Ma ei oodanud seda. Ma arvasin, et see on lihtsalt järjekordne tühi aedik, aga ei, siin on hiiglaslik kilpkonn. Ma arvan, et see on suur punajalg kilpkonn. Ma ei usu, et olen kunagi nii suurt näinud. Ta on tõesti tohutu. Sa saad aru, miks nad selle nime on saanud. Neil on need väikesed punased laigud üle jalgade. See on lihtsalt nii lahe. Oissand, kui kaua sa siin hüljatuna oled olnud, sõber? Mul on temast nii kahju. Pärast punajalg kilpkonna leidmist liikusin edasi. Ja noh, asjad hakkasid edenema. Ma leidsin loomi igalt poolt. Kas see on kalkun? Helen, ma arvan, et see on tõesti kalkun. See on kalkun. Oh, ta räägib minuga. Noh, tänupüha on tulemas, sõbrad. Ma arvan, et me just säästsime natuke raha. Ma teen nalja. Me ei söö teda. Ta on siiski tohutu. Vaata selle kalkuni suurust. Nüüd, täpselt nagu Tukani, olen ma alati tahtnud kalkunit käes hoida. Nii et ma proovisin teda üles tõsta, aga nagu näha, ta ei tahtnud, et teda hoitakse. Nii et ma jätkasin. Ja mitte kaua pärast seda leidsin ma veel midagi. Oh, issand. Helen, vaata otse siin alla. Siin on tegelikult midagi sees. Oh, issand, ma oleksin temast peaaegu mööda kõndinud. Ma arvasin, et see on tühi, aga tundub, et siin on väike karpkonn. Oh, issand, siin pole toitu ega vett. See on täiesti hullumeelne. Mul pole aimugi, kuidas see loom praegu elus on. Ma ei usu, et me oleksime kunagi varem kanalis karpkilpkonna leidnud. Need tegelased on tegelikult üsna haruldased, aga me kindlasti ei pane teda sinna tagasi. See on tema jaoks kohutav kodu. Nii et me paneme selle tüübi konteinerisse ja jätkame uurimist. See on märk, et siin on endiselt loomi, kes vajavad meie abi. Nii et ma jätkasin otsinguid ja mitte kaua pärast seda leidsin ma selle pardi maas lamamas. Ja noh, ta nägi väga ebatervislik välja.
oh issand, sain ta kätte. Ta ajas mulle suled suhu. Tundub, et ta võib olla haige või midagi. Ta nagu läkastab. Mul pole aimugi. Aga see lihtsalt näitab, et peame kiirustama ja päästma nii palju loomi kui võimalik, sest neil ei ole enam palju aega jäänud. Pärast seda suutsin leida veel hulga erinevaid linnuliike, sealhulgas paabulinnud, kalkunid ja terve hulga hanesid. Ma sain tegelikult ühe neist üles tõsta, mis oli päris lahe, aga peale selle hakkasid asjad aegustuma ja ma nägin ainult tühje aedikuid. Aga siis ma meenutasin, et kuskil oli veel see hiiglaslik sulgata kilpkonn, kelle ma pidin üles leidma. Aga kuna see loomaaed on nii suur, siis ta võib sõna otseses mõttes olla ükskõik kus. Oota korraks, Helen, vaata seda! Oh issand! Ma arvan, et me leidsime just selle ala, mida nad kasutasid ahvide või mis iganes siin oli päris aedikutesse viimiseks. Nad tegid nii, et tagurdasid veoauto selle seina vastu, avasid selle luku seal ja lükkasid looma sisse ja siis loom kõndis siit läbi ja läks aedikutesse. See on nii hullumeelne, ma pole kunagi varem midagi sellist näinud. See on alati kuskil loomaaia tagumises osas, kuhu sa ei tohiks sattuda. Vaata seda. Ohoo, oh issand. Helen, pane kaamera sinna sisse, seal on nii pime. Ma vaevu näen midagi, aga seal on nagu tohutu puur. Oh jumal, mis siis, kui mingi kuradi gorilla pistab oma näo sealt välja? Okei, ma ei tee seda, see on nii hirmus. Okei, me oleme siin ühe hoone tagaosas ja siin on veel maha jäetud ja nagu lahti rebitud aedekud. Ma mõtlen, vaata seda. See näeb sõna otseses mõttes välja, nagu miski oleks sealt välja murdnud. See ei ole normaalne. Oh issand, ausalt öeldes, see tegi mind natuke hirmunuks, sest mis iganes seal sees oli, võib praegu ringi liikuda ja meid rünnata. Aga ma pidin oma hirmudele vastu astuma, et see kilpkonn üles leida. Ja noh, pärast pikka otsimist juhtus see. Me leidsime selle hiiglasliku kilpkonna. Oh, sa teed nalja. See on suurim kilpkonn, mida ma kunagi näinud olen. See siin on surgata kilpkonn, täpselt nagu need, mida me varem videos veitsime. Aga nagu näha, see siin on põhimõtteliselt täiskasvanud isend. Ma arvan, et nad kasvavad veel natuke suuremaks kui see, aga ta on tõeline monstrum. Huvitav, kui vana ta on. Ta näeb tõesti välja, nagu oleks ta 100 aastat vana. Ja ausalt öeldes ma ei imestaks, kui see nii oleks. Need tegelased elavad väga kaua. Ja jah, see on nagu unistuse täitumine leida nii suur isend. See on lihtsalt uskumatu, ta on tõesti nii raske. Ma ei suuda teda isegi üles tõsta. Kuidas me saame teda päästa, kui ma ei suuda teda üles tõsta, kutid? See on hullumeelne. Ma olen praegu täiesti šokeeritud sellest, kui palju loomi on siia loomaaeda hüljatud. Video alguses arvasin, et suudan igalühe neist päästa, kuni hakkasime leidma neid suuremaid loomi nagu emu ja see hiiglaslik kilpkonn. Samuti kõiki neid pööraseid loomi, kelle eest ma ei oska isegi hoolitseda, nagu tukaan. Ja noh, nüüd arvan, et ainus võimalus mul iga loom päästa on sõna otseses mõttes loomaaed ära osta. Algselt ütlesin, et teen seda siis, kui te panete sellele videole 300 000 meeldimist. Aga pärast kõigi nende loomade nägemist, kes on siia surema jäetud, arvan, et ma pean seda tegema. Nii et pange like ja tellige kanal, et aidata see võimalikuks teha. Aga ma lähen räägin omanikuga ja proovin selle koha ära osta. Nii saabki. Me võiksime kõik loomad siia jätta ja mina saaksin nende eest hoolitseda. Vaadake seda kilpkonna, ta on lihtsalt nii lahe, ta on nagu kutsikas. Tule siia, sõber. Aga igatahes aitäh teile, et seda videot vaatasite. See oli kindlasti kõige hullumeelsem video, mida ma kunagi teinud olen.